Tere! Teine hooaeg. Jah, teine hooaeg, esimene episood. Väga põnev. Alustame jälle uue hooga. Täiega. Kuidas sul läinud on vahepeal? Sa käisid reisil, kuidas reis? Näha on, et käisin Türgis, eks ole. Väga hästi on näha. Praegu sealt võrreldes on nagu väga hästi näha. Jah. Et selline äge puhkus oli. Et arvasin, et maks kolib välja. Et tegime jooki värki, nagu ikka puhkusel. Et selline kihvt oli ja sai magada ja lepotada ja et selles mõttes neid rannapäevi nagu nii palju ei tulnud, kui me arvasime, et seal oli pilves ja värk, et aga põhjaks küll, et Eestis on suvi tulemas, nii et juhu! Ja see oli täpselt siuke nagu, et läksid, siis tulid tagasi, oli suht suvi juba Eestis, vaataks nagu siuke suvepikendus nii-öelda. Ma ütleks, et suve alustus. Või alustuspikendus. Et jah, suvepikendus on siis, kui septembris näiteks minna, vaata. Ja. No alustuspikendus. Jah, whatever. Mina jälle oma sõnu tegemas lihtsalt. Alustuspikendus praegu nii. Oota, mis sa tegid vahepeal siis? Oota, ma mõtlen, mis ma siis tegin. Tantsuvärgiga tõmbasin joone alla või see mitte joone alla, aga meil sai hooaeg läbi. Seda tähistasime. Ma ei olegi midagi teinud vist. Ja tegelikult juuksuritööd alustasin nüüd Pärnus. Nii et kui keegi on Pärnust ja tahab juuksurist tulla, siis kirjuta mulle. Siis ma läksin nüüd suveks veel, et nagu lisana siis, et raha teenida läksin Läksin randa tööle. Ma ei ütle täpselt kuhu, aga läksin randa. Nii et siis suvel saab rannas hängida suht palju. Ja jah, ega muud ei olegi väga olnud. Lihtsalt siuke puhkus ja siuke mõnus nagu chilleks, vaata. Sai natuke nagu aega maha võtta ja nüüd läheb jälle täiskäik edasi. Ja no võt, nagu te näete, siis me sõidame autoga praegu. Ja siis me mõtlesime, kuna nii palju meeskuulajaid on meil, et äkki räägiks seekord autodest. Ja just nimelt nagu liikluskultuurist. Et enamus inimesi puudutab see siiski, et kellel on autojuhiload on ju. Või isegi kellel ei ole, et kui sa oled seal kuskil kaassõitjana, et see ikkagi puudutab sind samamoodi on ju. Ja samamoodi jalakäijaid ja kõik on ju. Et kuidas sul selle auto sõitmisega on? Mulle väga meeldib sõita. Ja ma üldiselt nagu alati kasutan võimalust ka, kui kellelgi on mingi äge auto või nagu üldiselt nagu erinevate autodega sõita hästi palju, et saate seda kogemust vaata. Et tegelikult ongi vaata, et sa ei harju ära selle mingi osad sõidavad ainult mingi ühe autoga ja siis pärast teistega ei oskagi sõita. Ja täpselt. Ja ei, mulle nagu väga meeldib. Kui keegi nagu ütleb mulle, et tavaliselt, et sa oled rollis, ma mingi tavaliselt kood. Mul ei ole nagu mingi ma ei tea, vaata, kas ma julgen või niimoodi. Ma mäletan, see nagu linnas sõit oli hästi hirmus minu jaoks nagu alguses. Aga siis mul parimal sõbrannal oli auto ja ta andis mulle autot ja me käisime õhtuti sõitmas linna vahel. Et kui see õhtuti vaata nagu, saad selle linna nagu selgeks rohkem, siis nagu päeval ei ole ka nagu nii hull, et sa tead täpselt, kuhu sa vaata minema pead ja siis on nagu parem. Aga jah, ma ütleks, et mul on head suhted, kuidas sul? Mul on väga lebo. Sõidan igal pool ja... Emsi süke Ott Tänak tegu ettega. Ja ma olen see järveaja seal kõrval, kes tuleb kaarti. Siis kui sa jõuad... pärast järsk kurv vasakule. Ja siis paneb... Ja siis vahepeal on nagu... Siis pidurdad. Ja. Ei no, tegelikult ma ju jõuan päris kiiresti igale poole. Ja sinuga on hea sõita, me natuke ei tohi rääkida tegelikult. Varsti politsei kirjutab siin, et kulge. Ei no, ega ma selles mõttes õuealad ja mingid sellist, ilmselgelt ma sõidan nii nagu vaja. Aga kui ma näen, et teen vaba, muidugi ma tahan ju ka natukene seda kogemust, et nagu kuidas on, kui vajutad natuke rohkem. Ma peaks minema võib-olla kuskile sinna Saksa kiirteede peale, vaata. Seal on hirmus. Ma arvan, et seal hästi palju meid lakse asju. Ja, aga ma arvan, et mul endal oleks ka see hirmus, vaata. Siis tõmbab tagasi äkki. Jah. Et selles mõttes,
seal nad tõmbavad ikka täiega peeneks kõik ju. Et ega seal midagi naljatada ei ole. Ja kes autot tahab endale osta, siis ärge Saksast laske endale tuua, sellepärast need on arvatavasti nii kuradi ribadeks sõidetud seal. Ma arvan. No see on meie, kui nagu noh, ma mõtlen minu kui naise arvamus on ju. Võib-olla see on jumala vale, ega mina ei tea. Äkki just on kõige parem valik, et kui sealt endale autot tellida nii-öelda. Aga noh, Eestis selles mõttes on ju vaata täiesti selline neid igasugused ebanormaalseid sõitjaid on nagu ikka, ma mõtlen, et ma peaaegu iga päev näen kedagi. Et sa tead, miks Bemmi-mehed suunda ei näita või? Neil ei ole seda seal lisaosades. Lisavarustus või? Ei, nad ei taha ämbliku und segada. Mis ämbliku? No suunatuld ei kasvata, siis ämblik on võrgud kudund ja magab seal. Okay. Jah, tal aga mingi disko vihta järsku. Jah. Teinekord on jah mingid Bemmi-mees näed, kes suunda näitab, see on nagu mingi wow, tegelikult. Läheb poon nagu. Et käed roolile. Mina ei saa sellest aru, et vaata osadel autodel on niimoodi, et kui sa vaata lükkad seda suuna, seda kangi nagu täitsa põhja, siis ta jääbki plingima seal, mis iganes on. Aga kui sa lükkad vaata nagu üks nõks, siis teeb vaata 3 korda tavaliselt. Aga osadel autodel on niimoodi, et ta teebki ainult 1 korra. Mis see point on? Siis keegi isegi ei märka ju, kui see 1 korra käib järsku see mingi piu. No siis sa pead lihtsalt tegema, et sa näitaks kaua. Sest tegelikult peab ju enne manöövri sooritamist, sa pead ikka teistele nagu märku andma, et sa hakkad keerama. Ma tean, aga nagu väga paljudel autodel minust on see, et ainult 1 korra näitab, vaata. Kui sa niimoodi natuke sa lükkad. Aga ma ei mõista seda lihtsalt, miks see on niimoodi. Või nagu miks, osad nagu minust isegi kunagi mulle keegi ütles, et ta ise seadistas niimoodi oma auto, et ta näitaks ainult 1 korra. Jaa, aga ma ka ei saa aru. See on ju täiesti pointless. Mõttetu, jah? Et pigem sa ju paned ju ennast ja teisi ka ohtlikku olukorda, kui sa nagu... Või näiteks see, et kui keegi näitab sulle, et tahad mine mööda, on ja sa lähed mööda ja sa näitad ohutulesid 1 korra ainult. Tegelikult on niimoodi, et igal pool Euroopas ei näidata tegelikult ohutuledega. Seda, et nagu tänad vaata. Mida siis pidurdad? Pidurdad, jah? Ei, nad teevadki suunatuledega niimoodi, et paremale, vasakule, paremale. Vaata teed nagu... Et see on nagu... Aga mina ei saa sellega samamoodi, ma vajutan siis näitab 3 korda ja ma ei oska. Kui keegi suudaks mulle selle selgeks õpetada, siis ma võiks teha nii nagu korrektne. Et mitte... Miks ei või ohutuledega tänada? Tegelikult ohutuled ju näitavad ohtu. Ja kui sa Euroopas kuskil paned oma lohukad peale, siis kuradi liiklus jääb seisma kohe. Seal nagu ei oleks mõistlik seda teha. Ma tain korraks, siis ei pane ju nagu neid vilkumagi. Ei no mingi 3 korda võiks ikka vilkuda. Viltuda. 2. Mina teen 3. Ma lasin 2 tavalist, nagu panen 1, 2, kõik. Juba sellepärast, et see tagumine inimene, et ta nagu kindlasti märkaks. Nagu aitäh. Aitäh. Väga huvitav. Tänan teid. Fuck you. I'm gone. Ei, tegelikult jah, et see suunatule näitamine tegelikult on väga hea nagu oskus, ütleme nii. Et võiks rohkem inimesi seda harrastada. Et see tegelikult on nii, et kui sina kellelgi, et see pikivahe peab olema, et sa kellelegi kuradi tagant sisse ei sõida. Aga kui inimene hakkab lambist lihtsalt keerama suvaliselt kuskil suunas ja nagu sa ei tea, mida ta seal ees teeb, vaata, see on ikka täiesti nagu, mis sul nagu arvus on, et võiks ju nagu teistega ka arvestada, sa ei ole üksinda seal liikluses, on ju. Meil oli alles nüüd, me sõitsime Pärnust maale ja siis ees oli mingi selle, mis see on nüüd, käruga see mingi vend, on ju. Siuke kõrge käru niimoodi, et see autot nagu ei näinud, on ju. Ja siis vaatab, tõmbab tähega nagu paremale poole tee äärde, aga siis nagu suund näitab vasakule, on ju. Ja siis ma olime mingi, mis asja, kas ta pöörab vasakule, aga siis ma nagu kõrvalt nägin, et auto tegelikult näitas paremale. Mõtle kui ohtlik. Aga tead, mis see probleem neil oli või? Mingi süsteemi viga. Neil oli see pistik valest tagurpidi ühendatud. Et osadel on, tegelikult on mingi nõkats, et sa ei saa nagu tagurpidi. Mida? Ei, ma tegin praegu niimoodi. Et seal on tegelikult mingisugune, osadel nendel pistikutel on see mingi nõkats seal küljes, et sa nagu ei saagi teda valesti ühendada, aga osadel ei ole, mingi vanematel versioonidel arvatavasti. Et siis nad panevad selle kuidagi tagurpidi kokku ja siis ongi niimoodi, et näitad vasakule ja ise keerad paremale või siis vastupidi, on ju. Vaata niimoodi et kui sa näitad suunda vasakule ja keerad paremale, see on veel fine. Aga mõtle, kui sa tahad vasakule keerata ja näitad suunda paremale,
siis on nii, et tagant võib-olla mingi auto vaatab, et sa hakkad ära keerama ja hakkab mööda ja tõmbabki sisse sulle, on ju. Väga ohtlik, jah. Ja, et tegelikult see on nagu, et võiks enne sõidu alustamist nagu üle kontrollida, et kas sul nagu funkab kõik korralikult, on ju. Et noh, ja näiteks vaata seal maanteel liiklemisega ka. Ma mõtlen, et inimestel, kas inimesed nagu ei tea seda või nagu nad ei taha seda teada või noh, ma ei tea, et kui sa näiteks sealt kiirendusrajalt nii-öelda tuled ja mina sõidan, ütleme nagu kahesuunaline ikka. Ja teine tuleb sealt, mina tõmban alati vasakusse ritta, et see inimene saaks tulla. Muidugi ilmselgelt ma veendun, et mul vasakul autot ei ole, et ma talle selle ette sõidan, on ju. Ja ma lähen ära, et ta saaks ju tulla, et noh, tema paneb oma seda rida ja mina panen ka siis, on ju. Et nagu, noh, igaüks ajab oma rida, on ju. Ei, aga see on lihtsalt tegelikult ju nagu normaalne. Sa tuled eest ära, et ta mahuks tulla tee peale, sest temal saab ju tee otsa. Jah. Konkreetselt, jah. Aga osad on ju sellised ka, et sa ei saagi mingi kiirendada sellepärast, et siin on mingi tüüp, tegelikult vasakpoolne rida vaba, on ju. Ja siis sa mingi mõtled, no mida ma teen nüüd, jään seisma sinna. Ma ei saa kiirendada ega mitte midagi, on ju. Ja siis sa ei hakka ka mingid kuradi lolle manöövrid seal tegema, et saaks nagu tee peale minna, on ju. Et aga ma ei tea, mõnel ei ole nagu seda nagu aju mahtumist eriti, ma ei tea. See on kuidagi nii veider, et ma ei tea, selline, miks te nagu teete, et võiks natuke mõelda. Ja see, kui pimedas sõidad ja kuradi täistuledega tulevad seal teisel pool vastu, ma tean, et see tegelikult seadusega on lubatud, aga fuck, no tule vastu. On lubatud või? Sõita autole vastu niimoodi sul täistuledega? Mitte niimoodi, vaata sellise tee peal, kus meie praegu oleme. Et mul on siin kõrval kohe, et tuleb. Siis muidugi said nagu, et tõmbad maha, on ju. Et noh, aga seal kaherealisel on põhimõtteliselt niimoodi, et teisel pool sa sõidad, siis sa võid täistuledega sõita. Ma ükskord ühe politseiga seal tulid meil mingid udukad või mingid asjad põlesid ja siis mees mingi ja siis mõtlesin ka, et aga miks te selliste kallal ei õienda, kes seal kuradi suure tee peal niimoodi sõidavad, siis aga seal on lubatud. Ma mingi, okei. Aga minu arust nad ehitavad selle mingi keskel on vaata mingid asjad, noh, need metallist siuksed, need tee nagu näed siin. Jah. Aga kui on vaata neljarealine, siis on ka keskel. Nojah, see samu asi. Ja siis need ju nad ehitavad täpselt selle kõrguseks, kui nagu autotuled on ju. Aga kui maastur tuleb? No see on teine teema, jah. No. Et nendel on jah suva, et nad on nagu kõrgemal, võib-olla neid ei häiri, on. Et see on nagu paremaks läinud ajas. Vaata, minul on hästi kaua load juba. Sa oled... Kui kaua? 10 pluss 20? 20 ikka. Väga õige. Üle 20 tegelikult juba. Sina oled... Sa saad 23. Mul on 21 aastat load äkki või? Mul on 4. Jah. 18 ju sain. Jah. 2. No selles mõttes piimakad ka, kui ma... Mitte piimakad, vaid vahterlehtedega nagu ka. Oli 2 ja nüüd. Siis mul on veel rohkem. Kuidas? Ei nagu, no jah, et said, noh, et need õiged load. Aga kas kunagi sinu ajal olid ka need vahterlehed? Muidugi. Päriselt või? Aga täiesti niimoodi, et siis kui minu vanemad tegid nagu lube, siis oli ju niimoodi, et kui sa tegid vahterlehed endale, siis sa võisid ainult 70-ga sõita ju. Ja. Miks? No sellepärast, et ei oleks ohtlik. Ja. Ja siis ei olnud ju talverehve ka niimoodi, et sõidati kogu aeg samade rehvidega, mõtle. Ja. Aga siis oli liiklust ka palju vähem, autosid oli ju vähem, on ju. Ja siis olid mingid Siksid ja Moskvitšid ja Volgad ja mingid sellised autod, on ju. Kas sa mäletad, mis su esimene unistust auto oli või? Toyota Corolla. Päriselt? Jaa. Mina ise ei mäletanud, aga mu sõbranna tuletas mulle selle meelde, et mina mäletan, kui sina ütlesid, et kui ma kunagi suureks on, siis ma ostan endale Toyota Corolla. Nagu oleks mingi, ma ei tea, mis ümber vaata. Ja. Aga mõtlen sellest liiklusest veel rääkides ongi, mida et see suuna näitamine on ju see, et sa teistele seal nagu jalgu sellega ei jää, et sa maanteel nii-öelda seda rida nagu ära ei hõiva, on just. Kas sa tead, et autokoolis õpetatakse niimoodi, et kui sa sõidad selle kiirendusraja peal, siis sa pead kiirendusrajal saama juba selle nagu hoo kätte, millega sa sõidad nagu seal päris real. Ma mitte kunagi ei saa kiirendusreal mingi sott 10 kätte, kui ma pean pöörama. Sina tõesti ei saa, jah? Eile ka sõitsime Lisetega, ma vajutasin ta jalga, et ta rohkem seda gaasipedaali vajutaks, sellepärast, et tal oli vaja kuskile teatud kellaks jõuda. Ja siis vaatan, plika sõidab 85-ga.
no ma ei ole siukene. Et sõidame kiiresti. Ma mõtlesin, et hakkan seda Flintstone'i tegema, panen jala uksest väljas, lükkan hoogu juurde, vaata. No nagu ma tõesti ei ole siukene. Isegi kui ma näiteks sõidan täiesti üksi omaette mingi pika tee peale ja ma olen täiesti üksi, mitte ühtegi autot ei ole, siis ma ka sõidan niimoodi nagu 100, 105, ja kui ma näen, et auto tuleb vastu, siis ma nagu aeglustan nagu 90 peale. Kas sina oledki see, et kui sa Tallinn-Tartu peal sõidad ja tuleb see kuradi politsei, vaata see, noh, tead küll see, minu telefon hoopis, see politsei, noh, mis politsei? Kuradi putka, noh, liikluskaamera. Jah. Ja et siis pidurdad 70 peale või? Ei. Aga paljud teevad niimoodi? Nagu päris 70-le ka ei. Ja, aga ma ei saa aru, nagu, miks nad teevad. Mina väga tahaks teada, et need inimesed nagu, võib-olla teie hulgas on ka neid inimesi, kes sellist asja teevad. Palun kirjutage meile, miks te teete seda. Ma tahaks väga nagu mõista, et miks inimesed seda teevad, et mida te nagu kardate, kui on 90 lubatud, siis miks sa 70-ga sõidad, kui on see kiiruskaamera. Et tegelikult ei ole ju vaja ja sa takistad liiklust samamoodi, on ju. Et vaata, kui sa nagu liiga seal kiiresti seal kuradi süstid seal teiste autode vahel nõelud nii-öelda, on ju, siis sa ju segad tegelikult ja tekitad liiklusohtlikku olukorda. Aga samas on see, et kui sa liiga aeglaselt ka sõidad, samamoodi tekitad ja su taga on mingi terve kuradi perse täis autosid ja kõik on seal, ma ei tea, tahavad ju kuskile jõuda, on ju. Mind on kinni peetud sellepärast, et ma sõitsin liiga aeglaselt. Issam, näed, et ma olen imestanud naagu. Aga ma sõitsin 40-ga. Muidugi, ma pigem tahan, et sa oleksid nagu turvaline. Aga see oli see, et me lihtsalt kruiisisimegi. Meil ei olnud mingit sihtkohta, me lihtsalt hängisime ja siis ma rahulikult mööda linna 40-ga ja siis kohe tulid järgi mulle. Mõtlesid, et ma äkki mingi purjus, et üritan hästi ettevaatlik olla. Jaa, aga vaata, tegelikult pidi olema niimoodi, et kui sa mingi narkot paned ja sa sõidad, siis pidi olema selline tunne, et sa nagu kihutad, vaata. No. Ja võib-olla ongi, et nagu vaatavad, et sa sõidad mingi 40-ga, et sa oled kuradi mingi paukus. See oli nii naljakast, et nagu mul on alati see, et ma löön ennast üles suht nagu palju, kui ma lähen kas või isegi sõpradega autoga sõitma, on ju. Ja siis ma panin omale full nagu mingid ripsmed, mul oli mingid pikad roosad küüned, mul oli roosa pusa, no ma olin nagu full nagu siuke mingi siuke, on ju. Ja siis see politseinik peatab mu kinni ja siis lasen see oli mu esimene kord ka, kui üldse politseinik mind kinni pidas. Ja siis lasen akna alla ja siis ma mingi tere. Siis tuli mingi puhu ühesõnaga, on ju. Ja ma ei osanud puhkuda. Läksid imema hoopis või? Ei, ma lihtsalt ei osanud puhkuda nagu kuidagi. Ma ei tea, ma lihtsalt nagu ma ei jaksanud ka puhkuda nii kaua, kui seal oli vaja, on ju. Ja siis see oli mingi, et noh, mõtle, et sa puhud nagu mingit küünalt või midagi. Ma mingi, okei. Kuidagi, siis lõpuks sain puhutud, siis küsib, vaatab mulle otsa, küsib sinu auto või? Või nagu, et kas see on teie auto? On ikka viisakamalt küsis. Siis ma mingi, ei, isi auto. Ise mingi. Ja siis jah, ühesõnaga lasid mul ikkagi minna. Ma ei teinud ju tegelikult midagi valesti, vaata. Aga jah, see oli siuke huvitav. Aga kas nad lugesid sulle mingit sõnu peale ka või? Ei. Sa olid Paides või? Jah. Paides ongi 40 ju. On või? Muidugi. Ei ole. On küll ju. Sealt Oleka ringi pealt otse kesklinna poole. Jah, 40. Mul on see küll kogu aeg 50-ga seal. Ma ka. Aga ma ei teadnud, et seal 40 on. Vaata märke. Ja kui sa veisi paned, siis ta ei ütle sulle, et sa kiirustad. Minust on seal 40. Ma ei osu. Mul on küll jäänud. Minust on majade vahel on nagu 30-40. Ei no 30 on see õueala, see on nagu loogiline ka. Mingid lapsed seal jooksevad. Ei taha ju hakata mingid bowlingut mängima seal nende väikeste lastega. Ei no see on must huumor. Aga selle nagu liiga jah aeglaselt sõidad, siis on kohe tegelikult on ikka väga kahtlane. Nagu what the fuck, mida sa teed nagu? No, meil tõesti ei olnudki mingit sihtkohta, me lihtsalt vaata kruiisisime nagu ja see oli öösel ka nagu. Ma isegi mäletan seda kahtlasem, mis ta oli tegelikult. No muidu mingi narkoärikas otsib oma tulevasi potentsiaalseid kliente. Ja siis on olnud teinekord veel Paides on mind kinni peetud. Huvitav, Paides kogu aeg kinni peedavad. Keegi kunagi ütles, et Paides pidid nagu kurjad mendid olema, aga mina ei tea. Ei, ma mingid nooruksid kogu aeg. On, Aga oota. Siis oli niimoodi, sõidan, jälle õhtu vaata pime. Mitte näen, et nagu mingid tuled nagu on veits. Aru ei saa, mis seal on. Ja siis järsku
see politseinik tõmbab omale selle mingi LED-riba välja, sellega vehib mulle ja seisma. Ja nad olidki, nad peitsid auto ära ja nad seisid seal niimoodi selle LED-ribaga, siis ma pidin ka puhkuma. Ei, no tegelikult on mõistlik. Seda puhkumise, seda peaks rohkem tegema. Ja. Vaata, statistika ka näitab, et iga 4. autojuht on purjus või joobes, vaata. Et tegelikult on nagu mingi, no kurat, kas tõesti on raske nagu seda kainet rooli endale leida? Nagu mida sa teed? Nagu, käi nii vittu, vaata. Palun ole nagu mõistlik inimene ja sõida nagu normaalselt, et teised inimesed tahavad ka ju koju jõuda ja nagu inimesed ootavad kodus, on ju. Et keegi ei taha seda sükest üllatust endale, et politseinik on ukse taga. Mul tuli veel üks asi meelde. Nii. Sõitsime Tartust Pärnusse ja siis oli niimoodi, et me kruisime rahulikult ja mingi auto paneb siukese itsiga mööda, no täiesti nagu kohut tahab, no siuke mingi tohutise tolmupilv oli ka kõik üleval. Siukse hooga pani. Sõidame natuke edasi 10 mintsa ja istus tee ääres politsei nagu võttis kinni, vaata. Me kõik niimoodi naerisime, ma mingi, mida sa tõmbled, vaata, kui sa nagu, kunagi ei tea, kus see politsei võib olla. Ja täpselt niimoodi ma mõtlengi, sest ma ei kiirustagi kunagi. Ei, no tegelikult on, sinu mõtlemine on pigem õige, ja. Ega ma ei nagu selles mõttes ei ütle, et kõik peaksid mingi vajutama. Sõida nii, nagu on vaja ja kuidas sa ise arvad, et on nagu, ja et oleks turvaline. Nagu... Ja teine asi, mida mina olen hull arvamusliidetena. Mida mina arvan, on see, et kui inimene saab juba nagu umbes mingi 70, siis ta peaks uuesti minema nagu kuskile tervisekontrolli, et näha, kas ta on üldse nagu adekvaatne sõitma autoga. Tegelikult. No vanaisa saab 70 järgmine aasta. No, tema tegelikult on ju... ongi erinevad, sellest peakski minema nagu kontrolli ja arst ütleb, kas sa oled veel võimeline autoga sõitma või mitte. Aga ma arvan, et seda kontrolli peaks siis laskma teha nagu regulaarselt mingi aastas korra vähemalt. Ja. Sellepärast, et kui... No, mitte ainult ühe korra elus, jah. Ei, ma mõtlen nagu, et kui sa oled vanem inimene, siis sa tegelikult võiksid käia iga aasta kontrollis. Ja, võiks, jah. Jah, ma nagu seda nooremad on, vaata, sa tead, et sul on tervis, kõikidel võib tegelikult juhtuda igast asju, on ju. Jaa, aga ikkagi, vaata, kui sa juba oled nagu mingi poolpime ja nagu ei kuule, vaata, siis kuidas sa tegelikult sõidad ja siis ongi need, kes seal 40-ga seal tee ääres, vaata, üritame, ma mõistan, sul ongi vaja minna kuskile, aga nagu kuidagi ikka saab, sul mingid sugulased, keegi lihtsalt viib su ära, vaata. Vaesed need hääletad tee ääres, keegi ikka viib su ära. Keegi ikka võtab su peale. Ja aga nagu päriselt mul on südamest kahju nendest nagu vaesetest vanadest inimesest, kellel vaja mingi arsti juurde jõuda või midagi. Nad on täiega vaesed, sest et nad ei näe ja nad ei kuule ja mõtle, kui ohtlik see on neile ja kõikidele teistele ka. Aga siis peaks olema nii, et see, kes näeb, see on roolis ja see, kes ei kuule, see on kõrval. Ja nad teevad nagu koostööd, vaata. Ei, pigem ikka see, et kes näeb, on roolis. Ma ütlesingi niimoodi, et see, kes näeb, see on roolis ja see, kes ei kuule, see on kõrval. Jah. Jah. Kunagi oli mingi film ka, ma mäletan, et mingi ka mingi siuke süsteem, et üks ei kuulnud ja teine ei näinud, mingi siuke, vaata. Okay. Jah. Jah. Et siuke päris huvitav. Aga kui sinul näiteks on kui sa saaksid nagu valida, millise autoga sa sõidaksid? Millisega sa sõidaksid ja miks? Mul on praegu täiesti soovi peast auto saab. Pohhu ei peast 4 seina sõidab, ja rattad ja rool. Jah, peast kohale viib. See mopeedauto või? Ja tegelikult mulle meeldivad Audid. Need mingid, mis on see Audi, see... Mina ei tea, mis nende nimed on. Mingi RS5. Sa ei saa niimoodi küsida mu käest. No mingid marke, mis automarke sa tead üldse? Kõik nimeta, mida ma tean või? Jah. Fresher ei saa, okei. Audi, Volkswagen, Audi, ole tasa, Volvo, Audi. Mis ma nüüd ütlen? Mul on meelest ära Audi, Volkswagen, Volvo. Ma ütlesin Audi kõige esimene. Muidugi ütlesin. Lõpet ära! Siis Honda, Hyundai, siis... Oota! Oh my god! Mercedes. Unustan mis ma öelnud juba olen, siis ma ei tea. Oota. Jaguar on siuke või? Jah. Škoda ütlesin või? Siis ise ka ei tea, Süriis oled. Ma olen Süriis, jah. Mis veel? Porsche. Ferrari. Ford ütlesin või? Ma
ma ei tea. Aga sa tahad nagu mingit Focus ja neid ka ei taha? Ei, Ford. Focus on ju selle Fordi nii-öelda nagu see Fox nagu Audi A4, Audi A6. Ja siis, mis ma veel tean? Juba 11 päris hea. Vanematest automärkid. Toyota ütlesin või? Sierra. Sierra, see on Ford. See on nagu see, nüüd ütleb Focus, siis on Mondeo. Issand lapse, kelle sa oled nii tark kompikene küll. Poleks uskunud, et sa autodest nii palju tead. Aga tegelikult see on ju päris hea 11 ju. Jah. Nii vä? Aga see üks hästi suur auto, millega siin mõned sõidavad. Ram. Jaa, aga see on ka tegelikult, see on äkki ka mingi... See on ka Fordi all tegelikult minu arust. Sama loll nagu sina. No mina ka ei või. Kes siis teab niimoodi muud, kui tulevad need mingid olumised, need mingid, mis öeldakse, tütarettevõtted või? Mida sa räägid praegu? Sellest tütarettevõtted. Mingi vaata, kuula. See on mingi majanduspodcasti kuulad. Nii. Ei kuula nüüd. Kui on ema ettevõte, siis tuleb tütarettevõte. Kui on Ford, siis tuleb Ram. Mõistad? Sa tõid lihtsalt nagu siukse... Jah, nagu paralleeli. Ja, olgu. Ma mõtlen, mida kuradi, nüüd hakkame mingi äri juttu rääkima siin. Ei. Aga need vanadest autodest ei tea midagi. Ütle ise midagi siis. Siguli, Moskvitš, Volga, ma just ennem rääkisin ju. Nii, ma mõtlesingi terve aeg, kui ma ütlesin. Siis kui Audi ja Ford ja Peugeot ja Audi. Peugeot ma ei öelnudki. Muidugi ei öelnud, äkki? Ei öelnud. Tegelikult on ju igasugused need Bugatti Veronid ja sellised ägedad ka ju. Kas neid seal mingi kuskil... Bibi come to Dubai, seal on need autod hästi Eestis ei ole mitte midagi. Need vennad, kes naistele rinna peale situvad. On ju need kuradi väga rikkad. Teevad seal igast pulli. Nad tahavad quick money. Lähed sinna kuradi, aga suur tõenäoliselt võid ilma kätte jalgadeta tagasi tulla. Aga ilma nendeta on päris raske elada, ma arvan. Jah. Koju kõndida kuskilt on päris raske, kui jalgu pole. Seda ei inimene. Siia. Aga see... Tantsida ka ei saa siis enam ju. Soov ikka peaga. Peaga tantsida. Jah. Aga selle... Ta teha siukseid nalju. Miks? See ei ole ilus. Me teeme musta huumorit ju. Me oleme väga empaatilised. Kui oleme teinekord nii, et nutame nii, et ma ei tea, mingi täiesti... Vaata, tuvil on nii nunnud pojad. Me oleme pill lahti nagu. Me kõik teavad ju, et me oleme sellised. Siis me võime seda musta huumorit ka teha. Ei ole hullu midagi. Ja kui need, kes ei tea küll, siis saavad teadma. Ja. Aga selles mõttes nagu autodest. Sul on suva millega? Sul on lihtsalt mopeedauto sobiks sulle või? Jah, mul sobiks ka praegu kõik. Ma tahan nii väga autot endale. Ma alles nüüd eile vist või üleeile ka mõtlesin selle peale. Millal tuleb see päev, kus mina ostan endale oma esimese auto? Mul on loodult 4 aastat, mul ei ole ikka oma esimest autot. Mõnel kuradi auto ootab oma aja, kui ta alles pani oma nimekirja kuskile. No anna andeks, ma üksik emana. Mul on väga raske niimoodi. No ma mõistan, jah. Aga ikkagi, no tegelikult on. Aga minul ei olnud ka ette väga pikalt enda auto. Ja ma tean ja sellepärast see tulebki, et nagu sa lihtsalt nagu paned mind läbi elama seda, mida sina oled läbi ega ma meelega seda ju ei tee. Ma nüüd ei taha sulle autot osta. Kui mul oleks ressurssi rohkem, mis ma ostaks? Mul oleks kahju ju. No jah. Tehke tona, ma saan lapsele auto osta. Tegelikult mul oleks räigelt autot vaja nagu. Räigelt. Ma olen siuke juut praegu. Kas ma võin sinu autoga minna? Kas ma võin sinu autoga minna? Äkki ma võin sinu autoga minna? No niimoodi ei saa ju. No jah. See on väga, tegelikult see on väga nõme. Ja ma saan aru, ma ei tea. Lihtsalt ostame mulle mingi punnina. Kondimootorit ega ei taha kasutada? Ma võin alt jah, nüüd ma lõikan purandasse augu ja siis ma jalgadega aitun ka. Ei, kondimootor on muidu see, et sa kõnnid. No seda ma tean. No. Aga see on ka kondimootor, kui ma aitan oma jalgadega kaasa. See on ka ju kondid ja mootor ja sõi lähema. Jah, seda küll. Ühesõnaga, ma lihtsalt tahaks autot, aga kui ma saaks valida nagu, et mis autot, ma tahaks Audit. Mulle väga meeldivad Audid. Nad on võimsad, nad on ilusad. Võtavad palju raha? Jah. Et see on nagu investeering, on ju? Jah. Et saad autoremonti investeerida nii tore juhu.
Happy days, life tegelikult goes. mulle väga sobiks nagu mingi, nagu meil see ka on, et ta võtabki vähe kütsi, vaata. Mulle vähe mis võtab vähe kütsi, sest ma tean, mul oleks sõitmist nagu niimoodi. Kuhu sõidad siis kogu aeg? Oi, sa võid ette ka, kus mul igal poole käia. Poodi ja koju tagasi ja. Kõik. Ei, tegelikult ikka, kui mul oleks praegu auto, ma võiks kogu aeg, ma võiks sõbrannad oli külas, Tartus, Tallinnas, kõik. Tartus, Tallinnas kõik. Okei, võib-olla tõesti ei olegi tegelikult nagu nii palju käia, aga ikkagi see, et ma tean, et mul on endal võimalus kogu aeg minna ja olla, siis see oleks nagu nii tore. Ja. Niimoodi sõiduajad mingid värki. Teeme ikka. Ei tule. Aga selle, tegelikult on see, et mina ise mõtlen, et ma ei kujutaks ette, kui mul lugev oleks. Sama. Täiesti lõpp. Et see on andnud nagu nii palju vabadust tõesti, et see lihtsalt istud autosse ja lähed sõidad, vaata. Nii mõnus. Et niisamagi pead tuulutada. Mulle meeldib tegelikult niimoodi, et kui mul on, näiteks kui ma olen üksi, ma panen muusikat, ma mingi lihtsalt chillin ja mingi olen, vaata, nii mõnus. Selline... Mingi päev mul oli ka, ma sõitsin autoga ja siis, üksinda muidugi, ja siis panin ka muusikat ja nagu ma lihtsalt kuulasin nagu mingid Eesti, mingid vanu laule ja nii mõnus oli. Ma tundsin mul nagu, veits võttis nagu silmaga märjaks, sest nagu päike loojus on ja siuke ma lihtsalt laulan mingi täiesti kõrist kaasa. Jumal täna seda üksi olin. Töinisid või? Krokodili pisarad. Nii ilus laulmine oli lihtsalt ja siis lihtsalt kuidagi nii mõnus, siuke eufooriline tunne. Mida sa laulsid? Mingi Meie meest või? Ei. Valge mersu. Nii ilus. Ei, mingid Shannoni laulud ja mingid siuke nagu... Shannoni laulud. Nagu mingi siuke nagu full mingi summer vibes, vaata. Ja. Täiega mõnus oli lihtsalt, ne? Aga siis ongi äge, et tegelikult autoga, et sa mingi kruiisid ringi ja põhimõtteliselt siis sa ei kiirusta kuskile. Vaata, see on ka, tead, mis mulle väga meeldib liikluses on see, et kui need mutikamehed vaata sõidavad ja nagu teineteist nagu tervitavad ja niimoodi kuskil selja taga sõidad, vaata, näed, et kuidas nendel on seal nagu siuke kommuun ja kõik, see on nagu nii äge lihtsalt. Tekitab endal ka, kuigi ise oled autoga seal taga kuskil ja mulle nii meeldib. Ja mingil päeval oli ka niimoodi, et ei mäleta, kuhu ma sõitsin ja mingi mutikavend sõitis mul ees. Tema tahtiski rahulikult lihtsalt olla, siis ta näitas mulle, et nagu mine mööda, vaata. Läksin mööda, ma tänasin teda ja siis ta niimoodi nagu tõstis käppa, vaata. Nii hea tunde kuidagi tekitab see. See on üldse tegelikult see tänamine ka, et sind lastakse mööda ja nagu arvestatakse, vaata. Pannakse tähele, et sa oled seal. Mida sa hirnud jälle? Ja ma hakkasin mõtlema, et minu arust on üldse nagu haige mõelda igas autos, mis nagu auto sõidab, seal istub mingi inimene. Nagu see kõlab nii lollisti, aga see on minu jaoks nii veider, et autodes istuvad inimesed. Minu arust nagu kui sa vaatad, auto sõidab, sa ei ütle ju, inimene sõidab. Ütled, auto sõidab. Ja nagu, auto sõidab, jah. Kui ma ei näe, et seal on inimene, siis ma ei usu, et seal on inimene. Siis ma mõtlengi, et auto ise sõidab. Aga tegelikult on ju siuksed Uberid, sa saad tellida endale, kus ei ole juhti ju. Istud taha ja siis paned selle nii hirmus. Start drive ja siis hakkab see. Start drive. See oli mu see üleväsinud accent. Ühesõnaga, jah, ma lihtsalt nagu vahepeal või üldse näiteks, tegelikult ma ei tea üldse, nagu kas mul ongi siuke mingi väike haigus küljes, aga üldse näiteks vahepeal, kui ma näiteks, ma ei tea, ei näe pikalt oma sõbrannasid, nagu mitte ma ei unusta ära, et nad eksisteerivad, aga minu jaoks on haige mõelda, et nad elavad kuskil oma elu ja käivad ringi. Saad aru või? Nii sa ei saa aru. Ei saan küll. Nagu imelik on lihtsalt mõelda, et samal ajal, kui mina olen kuskil siin, on kuskil seal keegi, kes praegu teeb midagi ja tal on mingi hoog sees ja ta läheb nagu minu jaoks on lihtsalt nagu mina ja maailm, saad aru või? Aga tegelikult sinu elus sina oledki kõige tähtsam ja sa oledki sina ja sinu maailm. See tegelikult ongi õige. Mõtle see mees, kes siin rattaga praegu sõidab. Ta mõtleb praegu midagi. Ta koer suri ära praegu ja läheb... No ma ei tea, vaata see... Depressiivne näide. Läheb koju naist panema. Jah. Ta rõõmus nägu oli peal. Ta just tuli mingit naist panemast ja nüüd läheb koju. Jah. Aga see on nii haige, et nendel inimestel on nagu hing sees ja nad mõtlevad ja nagu see kõlab nii veidralt, nagu ma oleks mingi nagu, et mis mõttes see on nagu loogiline, see on nii nagu mis iganes. Aga nagu, ma ei tea,
ei, nagu ma saan aru, jah, see on väga siuke tiip mõtleb. Tegelikult see on hoopis nagu siuke mingi teise... No ma ei tea, kus me siia jõudsime järsku. Ei, aga vahet pole, me ju jäpimegi nii, nagu me jäpime. Appi noored mulle ei meeldi. We don't give a fuck, you know? We don't like noored. Need on täitsa noored, neid ma isegi tunne. Igastahes, jah, ma ei tea. Siuke nagu, vahepeal ma mõtlen, et kas ma olen nagu debiilik või kas nagu, mis toimub, aga nagu, jah. Ei, see on tegelikult arusaadav. Sest tegelikult ma nägin ühte TikToki selle kohta, kusjuures räägin teile kohe. Seal oli niimoodi, et sa pead beebil, kui sul on beebi, sa pead talle nagu õpetama tegelikult seda, et sa paned omale näiteks ongi mingi lapi näo ette ja räägid temaga, et ta nagu tegiks see nagu siuke mõtlemine, et sa tegelikult oled olemas, isegi kui ta sind ei näe, mõistad? Tundub, et sa seda mulle ei teinud. Ei, mina ei teinud, jah. Polnud siukest mõtet küll, et ma mingi lapi näkku endal topin ja siis hakkan sinuga rääkima. Tõesti ei tulnud nagu selle peale. No vot, ja seepärast ma olengi siuke, kes mõtleb, et nagu kui silma ees ei ole, siis ei eksisteeri. Aga mina tegin niimoodi, et mängisime peitust, on ju. Siis ma läksin kappi ja sa otsisid taga, lõpuks on mingi ulgusid mööda tubas, sa ei leidnud mind üles. Ja sul oli täielik trauma ja sa otsid, ma ei mängi suga peitust enam. Ja niimoodi oli ka, kui me tänava peal näiteks, mingi olime õues, vaata. Ja siis niimoodi, et mina hakkasin natuke kiiremini kõndima, siis arvasid, ma vist jooksen ära või midagi. Sa arvasid mingi emme, jooksid mulle järgi. Täiesti ja sa hakkasid nutma selle peale. Ma lihtsalt kõndisin, sellepärast, et nagu... Ma täielikult trust issues olnud juba terve elu lihtsalt. I'm still struggling nagu. Tema on see põhjus. I'm the reason. Jah. Ei, aga see oli lihtsalt, ma ütlesin ka, et tule, lähme. Ma kogu aeg nagu ütlesin sulle, et lähme nüüd, vaata. Sa ei tule mingi selline, onja. Siis ma ütlesin, hakkame minema nüüd, mina lähen, näed, et sa tule ka, onja. Ja siis oli kuradi isa lahti, onja. Ta ei öelnud mulle kordagi, et ma lähen üksi siis. Ei, ma ei öelnudki, et ma üksi lähen. Ma ütlesin, lähme nüüd, et me peame ära minema või koju või ma ei tea, kuhu iganes, koju magama. No ma ei tea, jah, ühesõnaga. Juba läks väga... Ei, no me, jah. Jah. Aga mis su lemmik suhtlusviis on autode vahel? Võib-olla ongi see, et kui näidatakse, et mina mööda ja mingi niimoodi vaata. Vaata, see oli tegelikult hästi äge, et kui ma kunagi esimest korda Lätti sõitsin, siis oli see, et seal on niimoodi, vahepeal tehti need teed nagu 3-realiseks põhimõtteliselt, et inimene, kui ta näeb, et tagant tuleb kiirem auto, ta tõmbas kohe jumala tee äärde ja lasi sinu ilusti nagu mööda ja kõik teevad seda niimoodi. Alguses mul tundus, kui jumala veider, vaata. Siis vaatad, et ongi. Ja tegelikult kui... Mida? Alguses mulle tundus, veider. Ja siis ma sain aru, et... Leviga. Jah, nii ilus jutt. Võtab ka silmamärjaks. Okei, sorry. Jah. Aga selle jah, et... Aga seal ongi minust meelega ka tehtud need teed nagu laiemaks, vaata, et sa saadki niimoodi sõita. No, aga siin on ka ju tegelikult. Ei ole, vaata. Meil on joon. Meil on joon ja siis meil on juba tee lõpp, aga seal on joon ja tee lõpp. 0,5 meetrit. Jah, üli hea tegelikult. Ja tegelikult ongi jumala fine ja see liikluskultuur Lätis on küll väga okei. Nagu Eestil on veel palju õppida sellest. Ja siin on niimoodi, et inimesed sõidavad kuradi, kui sa näevad, et tagant tuleb keegi, mul sõnadavad siis. Ja siis sõidavad võimalikult niimoodi keskjoone lähedale, et sa ei näeks jumala eest, kes seal ees on, et sa ei saaks hakata mööda sõitu tegema, sest kes sina oled, et sa minust mööda sõidad. See on nagu mingi tead selline, mingi ego, mingi asi, et ja kui meesterahvas nagu näeb, et naine sõidab mööda, mine pekki nagu. Mingi what the fuck, see on nagu mingi kuradi löök allapoole vööd lihtsalt. Mis sul viga on? Jesus Christ. Mul võib-olla kuradi, ma ei tea, ongi kuradi vanaema on kuradi suremas kuskil. Ma kihutan tema juurde. Sa tegelikult ju kunagi ei tea, mis teisel inimesel on, miks ta kiirustab. Või tuleb, ma ei tea, mõni karjub seal. Sa tegelikult ei tea kunagi, mis selle inimesel juhtus või tal on võib-olla kuradi elu kõige sitem päev üldse, vaata. Sa pead ju nagu arvestama teiste inimestega ka nagu. See on see, et sa ei ole nagu üksi, vaata. Et võib-olla sul endal ka, et mingi teatud elu hetkel nagu juhtubki mingi asi ja sa oled nagu täiesti jumala ketta saad. Muidugi tegelikult närvis peaga ei tohiks nagu sõita autoga, vaata.
Sest tegelikult sa ei ole nagu 100% kohal. Aga et sa võidki tekitada mingid lolle olukordi ja endalgi on olnud, vaata, et on nagu halb eluperiood olnud ja siis ka mingi sõidad lambist mingi ringteele peaaegu kuradi, siis vaatad, et fuck, auto tuleb, on ju. Et igast asju tegelikult juhtub, aga proovime kõike seda nagu vältida, on ju. Ei taha ju ka, et nagu päris nõme. Aga mina näiteks, kui autodest nagu rääkides uuesti, on ju, et kui minul oleks valida, ma tahaks mingit, mulle meeldivad Mersud, on ju, ja ma siin aasta lõpus tegelikult ju vaatasin ka igasugused erinevad variante, mõni tahtsin endale osta, on ju, ja mul oli täiesti, ma tegelikult sain ju jaatav vastuse igalt poolt ka, aga kuradi elus tuli selline kuradi löök, et siis jäi see asi kõik katki nagu. Ja ma lihtsalt ei olnud suuteline nagu tegelema selle asjaga, sest ma olekski pannud selle auto müüki ja oleks ostnud Ma võtad nüüd äkki siin? Ei pane müüki. Ei, no müü mulle, ma maksan terve elu sulle seda ühte autot. Ei, kui ma ostaksin teise auto, ma annaksin, see on ju minu oma selles mõttes. Et ma ei maksa ju mingit laenaga midagi sellega. Aga mis sa ütlesid, et sa paned müüki? Ma oleks selle müüki pannud ja ma oleks sisse maksuks pannud ja oleks ostnud teise auto. Ma oleks saanud nagu kallima võtta, vaata, sest laenutaotlused kõik igalt poolt, kus ma küsisin, igalt poolt tuli jaatav vastus. Aga siis ma ei saaks ju seda endale. Siis ei saaks, jah. No, aga kui... Kommenteeriga olla, anna auto lisetele. Mul on kõigepealt endale uut siis vaja. Palun. Jaa, aga nüüd ongi, mõtle nüüd, suvi, uued algused, uued sõidud, uus auto. Reklaamlause. Väga hea minu arust. Võiks mõelda selle peale. Jah. Jah. Aga selles mõttes, kui nüüd see pull siin kokku võtta, on ju, ma tean, me jäppisime tegelikult nagu päris palju. Me võtsime lihtsalt kätte ja hakkasime filmima, et meil on siin üks nädal jäi siin vahele, kuna mina olin seal Vahemere ääres, on ju, ja oli vaja seal juua ja laaberdada, on ju, ja natuke päikest võtta. Et siis tuli see väike pausa meile, on ju, aga loodame, et see uus hooaeg läheb nüüd käima, nii et kohe ragiseb. Ja tegelikult mul igasugused teemasid peas on, mida filmida, aga mul on üks konkreetne teema, millest ma tahan rääkida. See lihtsalt võtab natukene sellist ettevalmistusaega. Aga see tuleb bänker. Ma sulle ei räägi seda. Nojah, siis me siis ootame. Ja, siis see jääb sulle ja kõigile teistele ka üllatuseks. See on lihtsalt selline, ma arvan, et see natuke šokeerib sind ka. See on päris siuke... Mingi halb asi, kurb asi või? Ei ole. No. See on siuke huvitav ja põnev ja see on väga siuke seksikas. Ei taha või? Aitab küll nendest seksijuttudest. Ei, aga see tegelikult ju... Seks on elu ju, noh. Peab rääkima nendest asjadest. Teised ei räägi eriti, vaata. Tõsi. Noh. Ja tänu nendele teemadele on nagu, enamus kirju ja asju tegelikult on nagu tulnud sellega seoses just. Ja muuseas mingi hetk ju, ma ei tea, kas sina märkisid, aga mina olin reisil, kui meile tuli üks kiri. Ma märkasin ka minu just. Ja seal üks tüüp ütles, et me arutaksime sellist asja nagu, et kuidas oleks, kui on näiteks kasuisa, et oma tütrega mingid suhted nende omavaheline, vaata. Minul tekkis täielik cancel, vaata, kui sa lähed nii-öelda, lähed kasuisaks kellegi perre nii-öelda. Lähed kasuisaks? Vaata, See on nagu ameti võtmine. Jah. Ja saan aru. Siivi keskust lähed otsid, et on kasuisa otsitakse, on ju, lähed. Ja siis tekib nagu selle mingi kasutütrega mingi teema, vaata. Mina ei arva, et see nagu okei on, sellepärast, et see on ikkagi nagu siuke perekondlikud suhted võiksid olla ikka nagu normaalsed. Ma olen muidu küll väga avatud ja kõik, aga mitte selliste asjade koha pealt nagu. Jah, et see on nagu, või tuleb, ma ei tea, et ma hakkan mingi sinu peiksiga mingi sebima. No jah, ongi ju. Et see, need ei ole, me nagu ei arva sellest hästi, ütleme nii. Jah, vaata enamus ei arva. Jah, et kui sa natukene oled siukeste teistsuguste mõtetega. Kui sa tahad oma mingi naisega teha seal mingid rollimängu, et kuule, mul on see velaisa, Sa ei võta last ju nagu kolmandaks. Ei, ma mõtlen, et... Sa räägid rollimängu, ma mõtlen räägid kolmekast. Lapsed ja kuradi loomad jätke rahule ja puuobused. Jah.
puuhobustega võite natuke jantida, kui tahate, aga ülejäänud ei saa. Mida? Mis see tähendab? Mida? Mis see tähendab? Mis asi? Et vaatad pinde ei saa või? Ütlesin jah? Jah. Aga ma ei saanud aru, kas see oli õige veel. Oli. Okei. Issand, ma ei alguses aru, mis asja sa ajad. Ma mõtlesin, et puuhobused, et sa nagu mõtled nagu mingeid inimesi. Või sa mõtled nagu päriselt nagu neid keppubuseid või? No, ma ütlesin, jätke lapsed, loomad ja puuhobused rahule. Aga mis see puuhobune on? No ise mõtle, mis see on. Okei. No, kui seksuaalses mõttes, siis on võib-olla tõesti, et sa istud kuskil otsa, aga siis ongi, et vaatad pinde ei saa. Väga õige. Õige vahemärkus, tubli tüdruk. Aitäh. Aga okei, ma arvan, et täna sai räägitud päris palju ja jah, kohtume siis juba järgmisel nädalal. Bye! Ciao! Gotta catch another fight, yeah. The apple bottom make 'em wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up.